Valitsuse plaan on uued hanked tuuleenergiaparkidele, käendus suurtele energeetikaprojektidele kuni tuumajaamani välja, hanked gaasielektrijaamade ehitamiseks ning salvestusvõimsuste ehitamise toetus. Kui tuleb kevad, tuul hakkab puhuma, päike paistma, läheb energiahind alla. Et vaja on uusi soodsamaid energiavõimsusi, vähem pakkumine selleks tuleb. Selle maht on 1 teravatt-tunni jooksul umbes 10 miljonit aastas maksimaalselt, 2 puhul umbes 20 miljonit aastas. See läheb taastuvenergia tasu sisse, aga kuna vähem pakkumised, vanad tootmisseadmed sealt juba välja lähevad, siis oluliselt ei mõjuta tarbijat. Valitsuserakondade kokkulepe on kaua viibinud. Sotsiaaldemokraadid nõudsid valitsuses olles rohkem tuuleenergiat ja Eesti 200 tahtis näha tervikut. Energeetikas ei saa teha otsuseid niimoodi, et me jupi kaupa mingeid võimsusi turule toome, sest nad on kõik omavahel tegelikult seotud selleks, et üldse hinda alla saada, peab olema ju tasakaalus nii juhitavate kui ka mittejuhitavate energiavõimsuste olemasolu. Nii et miks Eesti 200 on olnud seni nagu hoidnud seda otsust tagasi tuhtelt seetõttu ainult lihtsalt tuule otsuse tegemisega me tegelikult seda energiahinda alla ei saa. Meil on vaja nii juhitavaid kui ka mittejuhitavaid ja meil on vaja salvestust. Juhitavad võimsused on seega varuks tipukoormusteks ning juhuks, kui tuult ei ole pikemalt ning salvestatud elekter ka otsa saab. Aga tuuleparkide kõik planeeringud toppavad omavalitsustes rahva vastuseisu tõttu. Selleks nähakse ette toetussumma, mis sõltuks tuulikute arvust ja nende võimsusest. Tuleb selline meede ja võimalusi just sellepärast, et väga paljud omavalitsused, kes ka toetavad näiteks tuuleenergia tulemist, ütlevad, et nad teevad sellega teene Eestile ja vastab ka tõele, eks nad kõigile meie jaoks seda ju teevad, energia on meil kõigil ühine. Aga et on võimalik ka koha peal teha erinevaid asju selle raha eest, nii et selline preemia tuleb ja omavalitsused saavad seda oma äranägemise järgi siis kasutada. Mis summadest räägime? Juttu oli miljonilisest preemiast, aga täpsemalt siis kõik need samad meetmed tulevad siis ministeeriumi poolt juba. Kuid milleks see kõik? Kas põlevkivijaamadest ei piisa? Põlevkivijaamade korda tegemine on kordades ja kordades suurem investeering kui see, mis täna valitsuses üldse otsustatud on, sest suur osa nendest võimsustest, millest me täna räägime rohepöörde kontekstis, on oluliselt odavamad võimsused kui põlevkivijaamadesse investeeringute tegemine. Me räägime põlevkivijaamadesse investeeringute puhul ikkagi miljarditest. Eelmisel nädalal majandustulemusi tutvustades ütles Eesti Energia juht Andrus Tureiko, et põlevkivi elektri hind ilma CO2 hinnat on umbes 7-8 senti kilovatt-tunni eest, ehk sama palju, kui on praegu aasta keskmine elektribörsi hind. CO2 hind tõstab põlevkivi elektri hinna 2-kordseks.